See on nagu déjà vu, jälle sama lugu. 3-päevane sõjaline erioperatsioon, mis algas, kuna Kreml oli oma eduvõimalustes liiga enesekindel, on nüüd jõudnud umbes 1600. päevani. Sest Kreml on oma eduvõimalustes liiga enesekindel. Või vähemalt nii paistab see pealtnäha, kui arvestada eelmisel nädalal toimunud kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema kõrgema sõjaväelise juhtkonna vahel. Aga võib-olla ei ole kõik nii, nagu paistab. Ja sellest kohtumisest on üks huvitav kommentaar, mis võib-olla paljastab selle lavastuse tõelise eesmärgi. Võib seda nimetada Vladimir Putini paljastavaks märgiks. Täna tahan alustada nende kohtumise osadega, mis on lääne meedias kõige rohkem tähelepanu saanud. Seejärel veedan paar minutit olukorra tegelikkuse kontrollimiseks, kinnitades, miks nii paljud spekuleerivad, et Putin tegutseb jälle oma vanade valearvestuste järgi. Seejärel läheme tagasi sissetungi algusesse ja meenutame, kuidas infolevi probleem on pigem institutsionaalne kui ainult Putiniga seotud probleem. Lõpuks uurin paremaid viise, kuidas kohtumisel toimunut tõlgendada, sealhulgas analüüsin ka eelmainitud paljastavat märki. Aga las ma alustan viimastest arengutest. Viimase arutelu inspiratsiooniks oli 3. juuli kohtumine Putini ja kõrgema sõjaväelise juhtkonna vahel. Väliselt oli kohtumise eesmärgiks arutada praegust sõjalist olukorda Ukrainas. Kuid jätke see mõte meelde kuni video lõpuni, sest tõenäoliselt oli fookus hoopis millelgi muul. Selle asemel, et alustada oma enda tõlgendusega arutatu kohta, lubage mul hoopis tsiteerida otse kohtumise olulisemaid osi. Siin on Putini ülevaade olukorrast. Ja proovige mitte lasta tema hoolitsetud küüntel end segada, kui me seda läbi vaatame. Alates käesoleva aasta algusest on Vene väed vabastanud 133 asulat ja saavutanud kontrolli enam kui 3000 ruutkilomeetri meie territooriumi üle Donbassis ja Novorossias. Novorossija tähendab lihtsalt uus Venemaa. Huvitav on ka sõna meie kasutus selles lauses. Venemaa staabiülem Valeri Gerasimov võttis seejärel juhtimise üle. Juunis vabastati 29 asulat ja kokku 636 ruutkilomeetrit territooriumi. Kuna lahinguväljal tulemusi saavutada ei suudeta, üritab Kiievi režiim, nii nad tegelikult Ukrainat nimetavad, veenda oma lääne sponsoreid, et Kiievi režiim on initsiatiivi tagasi saanud ja teinud märkimisväärseid edusamme. Selle eesmärgi saavutamiseks viib Kiievi režiim läbi infokampaaniad, tõstes esile väidetavaid Ukraina relvajõudude edusamme, samal ajal varjates Venemaa vägede poolt vabastatud territooriume, kirjeldades neid neutraalselt kui halli tsooni liigutatud alasid. Ja kõigile meile kaardisõpradele on siin kena kujutis sellest, mida Venemaa peab praeguseks rindejooneks või tahab, et meie selleks peaksime. Aga kas on hea mõte jätta faktiliselt täpsed kaardid lihtsalt niimoodi seinale rippuma? Tõenäoliselt mitte. Aga samamoodi ei ole hea mõte jätta oma isiklikku teavet lihtsalt internetti kõigile kättesaadavaks. Siin tulebki mängu tänase video sponsor, Encodni. Nad aitavad sul astuda võitlusse andmevahendajate vastu, kes koguvad sinu koduaadressi, töövaldkondi, töökogemust ja sinu perekonna andmeid. See on viga stsenaariumis. Nad koguvad sinu avalikke perekonna andmeid, mitte ei ründa sinu perekonda. Igatahes, see on viis, kuidas saada eelis petturite ja kahtlaste inimeste ees, kes üritavad sind isiklikult üles leida. Lisaks on Incognil kohandatud eemaldamisfunktsioon, kui vajad võimalust kaardi välja võtta ja ise oma kaitseliin tõmmata. Lihtsalt saada neile link ja nad teevad oma töö ära. Võta oma isikuandmed tagasi, minnes aadressile incogni.com/William Spaniel. Kasuta kupongikoodi William Spaniel kõik ühes sõnas, et saada aastaplaanil 60% soodustust. Erinevalt peaaegu kõigest muust selles videos ei ole see bluff ega viga, see on tõeline sääst. Seega, aitäh veel kord Incognile, et toetasid tänast videot. Nüüd tagasi Venemaa väidete juurde. Probleem, nagu te ilmselt juba aru saite, on selles, et peaaegu ükski neist ei vasta tõele ja see väike tõetera nõuab meilt siiski üsna heldet tõlgendust. Need on vahetusandmed 2026. aasta esimese 6 kuu kohta. Konkreetsed andmed pärinevad Sõjauuringute Instituudist.
Pean märkima, et erinevatel allikatel võivad siin olla veidi erinevad arvud, kuid üldpilt on suhteliselt sama. Esimesed paar kuud olid Venemaa jaoks head, mis oli kooskõlas sellega, mis oli viimastel aastatel toimunud. Sõda võttis seejärel märtsis pöörde, kui Starlinki sulgemise ja Ukraina logistikalöökide tõhustumise koosmõjul sattus Venemaa lahinguväljal raskustesse. Ukraina jätkas edusamme aprillis ja mais, enne kui Venemaa juunis vaevu üldise initsiatiivi tagasi võttis. Et oleks täiesti selge, Gerassimovi väites halli tsooni kohta on teatud tõetera sees. Jälgijad, mis on hallis tsoonis liikumise suhtes tundlikumad, nägid suuremaid kõikumisi kuudel, mis Ukrainale hästi läksid. Nad vahetasid väikesi Vene sissetungialasid, mida Venemaa tegelikult kunagi ei kontrollinud, Vene käest Ukraina kätte. Pane tähele, et see erineb veidi sellest, mida Gerassimov ütles, sest need edusammud ei tulenenud sellest, et Ukraina hõivas halle tsoone. See oli hoopis see, et Ukraina puhastas halli tsooni alasid, mille tundlikud jälgijad olid juba Vene poolele arvestanud. Sellest hoolimata ei muuda ükski neist kodeerimisnüanssidest fakti, et sõjahoog pöördus vähemalt osas lahinguväljast. Tõepoolest, nagu olen varemgi korduvalt maininud, liigub lahinguväli vastupidistes suundades sõltuvalt sellest, kas oled põhjas või lõunas. Venemaal läheb paremini Donetskis ja Luhanskis, aga Ukrainal on selge initsiatiiv Zaporižjas. Kindlasti ei saa öelda, et Venemaa oleks juunis vallutanud 636 ruutkilomeetrit. Siin number on tõenäoliselt pigem 30 ja erinevad kodeerimissüsteemid on selles osas ühtlustunud, sest Ukraina ei tegutse enam hallis tsoonis. Kogu 2026 aasta muudatuste osas on rohkem erinevusi, kuid need jäävad vahemikku 73 kuni 458 ruutkilomeetrit. Pane tähele, et see vahemik ei ole sugugi lähedal väidetud 3000-le. Selle tulemusena käivad nüüd arutelud Vladimir Putini infomulli seisu üle. Aga enne kui püüame mõista, mis praegu toimub, peaksime minema tagasi sissetungi algusesse ja mõistma nende infomurede õiget tausta. Parim selgitus, miks sissetung algas, on endisel Kiievi ja Moskva vaheline lahkarvamus. Ei, see ei olnud selle üle, kuidas esimest nime hääldada. Pigem puudutas see sõja oodatavat tulemust. See oli ühe minu kõigi aegade enim vaadatud videoteema, mille ma muutsin korralikuks eelretsenseeritud publikatsiooniks ning see on ka minu Ukraina ellujäämisest rääkiva raamatu alguse võtmeraamistik. See oli keeruline viis öelda, et ma arvan, et mul on päris lahe töö. Igatahes, sõnum, mida Vladimir Putin sai oma luureametnikelt ja sõjaväe juhtkonnalt oli see, et sõda saab olema lihtne. Ukraina uskus seevastu, et on lootust ja seetõttu Volodõmõr Zelenski ei andnud läbirääkimistel järele. Selle olukorra iroonia seisneb selles, et Ukraina oli tegelikult paremini informeeritud Venemaa enda sõjalistest võimetest ning on seda reaalsust tõestanud, olles nüüdseks üle 4 aasta vastu pidanud. Liiga tihti taandub see arutelu aga sellele, et analüütikud seavad Vladimir Putini pädevuse kahtluse alla, selle asemel, et näha selles üldisemat süüdistust autokraatlikele institutsioonidele. Vladimir Putin pol nüüd Venemaa sõjaväe probleemide suhtes naiivne, eriti mis puudutab nõukogude ajast pärit korruptsioonipärandit. Tegelikult olid need probleemid Moskvas laialdaselt mõistetavad pärast Gruusia-Vene sõda. Venemaa saavutas selles sõjas oma eesmärgid, kuid hilisemad analüüsid näitasid, et Vene väed jäid ootustele alla. See viis korruptsioonivastaste algatusteni probleemi lahendamiseks, kuid iroonilisel kombel sattus ühe sellise komisjoni juht ise kahtlaste asjaolude tõttu ametist vabastamise alla. Markus Endale. Ära hängi oma armukese korteris, kui tal on üle $1 miljoni väärtuses väärisesemeid. Hüppame nüüd edasi aastasse 2022. Oli olukord, kus Putin teadis, et Vene sõjaväel võivad tekkida probleemid, kuid ta ei saanud selles kindel olla. See on taas autokraatlike institutsioonide tulemus. Juhile on ohtlik vihjata, et asjad ei lähe hästi, sest see võib jätta sinust halva mulje ja võib-olla tuua kaasa negatiivseid tagajärgi, mis on seotud akendega. Samal ajal on meedia, mis tavaliselt toimiks demokraatiates vähem äärmuslike probleemide puhrina, valitsuse poolt põhimõtteliselt nõrgestatud, et tagada revolutsiooniliste mõtete vaikus. Seega, Putin pol nüüd sugugi naiivna. Ta oli lihtsalt olukorras, kuhu iga tavaline autokraat võib sattuda.
Ta teadis, et probleem eksisteeris ja selle lahendamiseks tehti jõupingutusi, kuid ta ei teadnud nende jõupingutuste tulemust. Kerime ajas edasi, seekord mõned kuud. Putin sai selge vastuse. Need kõrged ootused, et võib-olla kestab sõjaline erioperatsioon 3 päeva, olid kõik asjatud. Venemaa pidi Kiievist taanduma ning ka edenemine idarindel ei läinud nii hästi kui loodeti. Just siis hakkas Putin oma enda ridades puhastust tegema, et proovida veel kord korruptsiooniprobleeme lahendada. Võttis veel umbes pool aastat, enne kui uus seltskond kohanes ja hakkas olukorda parandama. Tähtis on märkida, et see juhtus alles pärast seda, kui Ukraina oli alustanud oma Harkivi ja Hersoni vastupealetunge. Siiski seisneb probleem siin vähem personalis ja rohkem autokraatlikes stiimulistruktuurides. Uus veri tuli lubadusega parandada eelmise personali vead. Meil oli selge mandaat ja selged edukriteeriumid. Kuid 2 aasta möödudes on need selged edukriteeriumid hakanud hääbuma ning uus veri on juurdunud samasse autokraatlikku süsteemi nagu varemgi. Kõik sõjalised probleemid, mis tänapäeval püsivad, on nüüd nende probleemid. Seega on neil sama motivatsioon nagu 4 aasta tagasi varjata probleeme Putini eest. Ja just seetõttu on usutav, et Putin loeb endiselt liiga optimistlikke sõjahinnanguid. Jällegi, see ei ole lugu Putini naiivsusest. See on lugu, mida meist igaüks kogeks ja mida iga teine autokraat praegu kogeb, arvestades nende süsteemide stiimulistruktuure. Sellega seoses peame nüüd liikuma tänase viimase teema juurde, milleks on küsimus, kas see tegelikult ka nii on. Sest kui vaadata tagasi sellele kohtumisele, seinakaartidele ja väidete absurdsusele, siis meil ei ole tegelikult kindlaid tõendeid Putini infomulli kohta, nagu paljud veebikommentaarid väidavad. Lubage mul pakkuda teile 3 alternatiivset seletust selle kohta, mis sellel kohtumisel tegelikult toimus. Esimene võimalus on see, et kohtumise sisu oli mõeldud meile, lääne vaatlejatele. See oli desinformatsiooni propaganda, mille eesmärk oli muuta narratiivi, et Ukrainal läheb praegu hästi. On arusaadav, miks nad selle kohtumise just praegu korraldasid, arvestades kasvavat optimismi läänes, nii Ukraina edusammude tõttu Zaporižžja suunal kui ka rünnakute sagenemise tõttu Venemaa naftataristu vastu. Lisaks toimus järgmisel päeval telefonikõne Trumpile. Kui see ongi see, mis toimub, siis ma ütleksin, et see on kõigi aja raiskamine. Ma ei ole kindel, kes peab Vladimir Putinit neutraalseks usaldusväärse info hindajaks. See pole kindlasti keegi, kelle arvamus Ukraina toetamise osas poleks juba välja kujunenud. Teine võimalus, mille peale mina panustaksin, on see, et tegemist oli etendusega Venemaa siseriiklikule publikule. Ja ma arvan, et etendus on siin õige väljend kasutada. Vladimir Putin tuli kohtumisele kamuflaaž riietes. See ei olnud esimene kord, kui ta midagi sellist tegi. Nüüd näitan vanu kaadreid Vladimir Putinist, kus ta teeb sama asja. Vladimir Putin tahab näida sõjaliselt pädeva juhina, kes juhib Venemaa Föderatsiooni vältimatu võiduni. Kui võtta kogu asja sõna-sõnalt, siis sellel kohtumisel oli tugev tunne, et see oleks võinud olla lihtsalt e-kiri. Ja kindlasti polnud mingit sõjalist vajadust seda salvestada, välja arvatud juhul, kui nad üritasid mind ja minu rahuldamatut tisu uue piirolli järele rahustada. Siiski, erinevalt lääne meediamaastikust on Putini sõnal teatud osa Venemaa sisepubliku seas tähendus. Ja ajastus on siin ülioluline. Sõda on nüüd jõudnud rohkemate venelaste koduuksele kui kunagi varem. Sõnum, mida Putin püüab edastada, on see, et ta mõistab, et rahvusvaheliselt tunnustatud Venemaa pinnal toimuvad rünnakud. Ta mõistab, et Vene rahvas seisab nüüd silmitsi raskustega. Aga ta tahab ka, et sa mõistaksid, kallis Vene kodanik, et need ohverdused ei lähe tühja. Venemaa liigub Ukrainas võidu suunas. Ta vajab vaid, et sa peaksid vastu veel mõned aastad selle 3-päevase sõjalise erioperatsiooni jooksul, et kõik see vilja kannaks. Tulles tagasi reaalsusesse, teab Putin, et see, mida ta ütleb, ei vasta tegelikkusele. Aga mida sa temalt ootad? Et ta ütleks Vene avalikkusele, et kõik on muutunud kaoseks ja Kreml ei kontrolli enam olukorda. Siin on veel üks pilguheit sellesse mõtteprotsessi, jällegi otsekoosolekult. Putin ütles, mida rohkem vaenlane üritab rünnata meie tsiviilinfrastruktuuri, seda enam on meie peamine prioriteet teha kõik vajalik nende rajatiste ja tsiviilelanikkonna kaitsmiseks.
Mida rohkem selliseid katseid nad teevad, seda suurema turvatsooni oleme sunnitud naaberalal looma. Eriti kuna see piirkond, nagu ka teised alad, millest täna rääkisime, on ajalooliselt Venemaa. See kõik kõlab pealtnäha mõistlikult, kui sa aktsepteerid eeldust, et Ukraina on tegelikult Venemaa. Aga lubage mul rõhutada seda tegelikku argumenti, mida siin esitatakse, sest see on see oluline vihje, millele ma tänase alguses viitasin. Mida rohkem rünnakuid vaenlane meie tsiviilinfrastruktuuri vastu üritab, seda suurema turvatsooni oleme sunnitud naaberalal kehtestama. Sellel pole mingit strateegilist mõtet, vähemalt mitte Venemaa võimekuse piirides. Ja see on selge kõigile, kes mõistavad selle sõja elementaarseid põhitõdesid, sealhulgas Vene sõjaväelastele ja Putinile. Kui sa tahad, et Ukraina lõpetaks sinu naftataristu pommitamise, on sul laias laastus 2 võimalust. Üks võimalus on vallutada kogu Ukraina. Teine võimalus on pidada läbirääkimisi kokkuleppe saavutamiseks. Me teame, et Venemaa ei ole võimeline esimest varianti ellu viima. Parim asi tavalise Vene kodaniku jaoks oleks siis, kui Kreml valiks teise variandi. Aga Vladimir Putin tahab edasi suruda, seetõttu esitab ta Donbassi kohta sellise argumendi. Ja isegi kui Donbassi suuremate osade hõivamine ei aita naftataristu probleemide lahendamisel, sest Ukraina saab oma kaugmaa rakette ja droone välja lasta ükskõik kust riigis. Seega on see Vene avalikkuse jaoks lihtsalt pettemanööver, mis võib olla kasulik või hoopis mitte. Aitage meil kindlustada Donbassi, et saaksime oma eesmärgid saavutada ja usaldage meid, et see teeb tankimise odavamaks. See ei ole hea argument. Viimane võimalus on see, mis on strateegiliselt kõige keerulisem. Putinil on stiimul näidata lääne publikule, et tal on sõja tulemuse suhtes ülepaisutatud ootused, et saada läbirääkimistel ülekaal. Kujutage ette, et Ukraina oli täielikult teadlik, et see on sõja oodatav tulemus, ning et vasakul ja paremal olevad alad kajastavad vastavalt Ukraina ja Venemaa sõjakulusid. Kõik, mis jääb kollase ja punase joone vahele, on seega mõlemale poolele eelistatum kui sõda, mis viiakse lõpuni. Siiski märkate, et erineva piiri valik mõjutab seda, kellele mida jääb. Ukraina näiteks sooviks väga, et lõplik jaotus näeks välja selline, mis on väga lähedal sellele, mis peaks olema Venemaa tegelik miinimum. Aga kujutage ette, et Venemaa suudaks edukalt veenda Ukrainat, et Kremli enda hinnangud näevad välja pigem sellised. Siis tundub see kokkulepe, mille me hetk tagasi lauale panime, Moskva otsustajatele vastuvõetamatu. Kui Ukraina soovib kokkuleppele jõuda, siis võib-olla peab ta selle asemel pakkuma midagi sellist, mis on Kremli vaatenurgast piisav, et kokkuleppe sõlmida. Pane tähele, et see on ka Ukrainale parem kui lihtsalt vastu pidada, sõda lõpuni võidelda ja tõestada, et Ukraina oli õige ning Venemaa eksis. Tõsi, Zelenski suutis panna Putini piinlikku olukorda, kuid see on pürhose võit, kui selle eesmärgi saavutamiseks tuleb kanda sõjakulusid. Seetõttu tunnen vajadust sellele tähelepanu juhtida ja soovitada, et võib-olla oleks meil kõigil parem, kui me täielikult ignoreeriksime kõike, mis sellel kohtumisel toimus. Vabandust, et raiskasin teie aega rohkem kui 15 minutit. Loodetavasti oli strateegia vähemalt huvitav. Igatahes, ma arvan, et peaksime jõudma kokkuvõtlike lauseteni. On täiesti usutav, et Putinil ei ole praegusest olukorrast head ülevaadet. See on palju tõenäolisemalt autokraatliku institutsionaalse ülesehituse tulemus kui naiivsusest tingitud. Siiski on kohtumine, mis kogu tähelepanu saab, pigem meediatsirkus kellegi huvides, olgu selleks siis meie, Venemaa kodanikud või Ukraina. Tänan veel kord Incogni tänase video sponsoreerimise eest. Minge aadressile incogni.com/WilliamSpaniel ja kasutage sooduskoodi WilliamSpaniel, et säästa 60% aastaplaanilt. Kui teile tänane video meeldis, siis palun laikige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba homme. Hoidke end!